Tere! Minu nimi on Maarjan Kull ja ma olen discgolfi mänginud 8 aastat ja täna toon ma selle laheda mängu teieni. Mängu eesmärgiks on ketas võimalikult väheste visetega korvi saada. Tavaliselt minnakse rajale 3–5 liikmeliste gruppidena. Enne iga viske sooritamist veendu, et visketrajektoor oleks vaba ja vise oleks ohutu. Kui näed rajal mõnda inimest või looma liikumas, siis oota, kuni need inimesed või loomad on liikunud ohutusse kaugusesse. Kui oled aga viske juba teele saatnud ning seejärel ilmub keegi visketrajektoorile, siis hõika kõva häälega ketas! Nii hoiatad inimesi läheneva mänguvahendi eest ning nad saavad selle eest kõrvale põigata. Igat rada alustatakse tiialalt. Tiialad on üldiselt märgistatud kunstmurumatiga. Teised mängijad peaksid seisma viskajast tagapool, et see oleks kõigil ohutu. Iga raja kõrval või raja alguses on rajakaart, kuhu on märgitud 4 põhilist punkti. Raja number, raja pikkus, raja barr ja rajareeglid, mis on konkreetsel rajal. Kui viskaja hakkab oma viset sooritama, siis ära sega teda. Ole vaikselt ja vaata, kuhu ketas lendab. Kui kõik mängijad on tiialalt oma viske sooritanud, siis liikuge oma ketasteni. Esimesena mängib mängija, kelle ketas on korvist kõige kaugemal. Teised mängijad peaksid samal ajal taas seisma tema selja taga, et taaskord kõik oleks ohutu. Kui soovid järgmiseks viskeks kasutada sama ketast, millega olid tiialalt visanud, siis kasuta minimarkerit. Minimarker tuleb asetada korvi ja ketta vahele, ketta ette. Viset sooritades hoia alati üks jalg ketta või minimarkeri taga. Teine jalg võib olla tagapool või siis kõrval, aga mitte korvile lähemal. Kui oled jõudnud korvile lähemale kui 10 meetrit, siis peale viske sooritamist ei tohi kettast või minimarkerist üle astuda. Ning rada on lõpetatud siis, kui ketas maandub korvis või korvikettides. Tänud vaatamast, kasutage videost õpitut ning rääkige sellest ka oma sõpradele, kellega mängima lähete. Kõike head!